Nii, alustan loeng 7. Ja siis kõige esimese asjana täna ma räägin, kuidas Android operatsioonisüsteem siis kogu seda view'de hierarhiat välja joonistab. Et see on küllaltki selline päris edasijõudnute teema, et iseenesest kui te arendamise käigus väga palju nende detailidega kokku ei puutu, aga samas kui tekivad siuksed mingid erijuhud või mingisugused keerulisemad probleemid ja te seda tausta teate, siis te oskate probleemide lahendamisel nagu kohe alguses õigesse suunda vaadata. Et siis tänu sellele on tõenäoliselt teil võimalik erinevaid siukseid probleeme kiiremini lahendada. Ja need on siuksed küllaltki see arhitektuuri osa, et ma usun, et mõned teised operatsioonisüsteemid võivad kasutada umbes samasugust loogikat ja siis on võimalik teil neid nagu teadmisi siis ka teistele platvormidele üle viia. Aga täpsemalt see kasutajaliidese joonistamine palju nii, et siis on hierarhia, et on siis puutüüpi see andmemudel ja siis iga element käidakse läbi ja siis joonistatakse. Ja objektid või need tüübid jagunevad siis kaheks, et on siis view'd ja on view grupid. Ja need view'd on siis konkreetse näite puhul siis button, checkbox ja sellised, siis text view ja nii edasi. Ja siis view grupid on konteinerid, mis saavad endas hoida teisi vaateid ja tegeleda enda paigutamisega. Et siis, et võib öelda, et view'd on siis eraldiseisvad vaated ja siis view grupid on konteiner tüüpi, mis saavad teisi elemente endas hoida. Ja view grupi näited on siis linear layout ja selle näite puhul siis table row ja siis muidugi relative layout ja frame layout ja need on siuksed populaarsemad. Ja kogu see protsess siis tehakse 3 etapis. Et kogu see puu käiakse läbi siis iga element käidaks läbi 3 korda. Et esimene on siis mõõdetakse, kui palju need vaated soovivad ruumi. Siis teine kord, kui on juba mõõdud olemas, siis paigutatakse vastavalt nende mõõtudele. Siis 3. kord, kui need 2 esimest etappi on tehtud, siis joonistatakse nende vaadete sisu. Ja siis esimene see etapp on siis mõõtmine. Ja siis iga view annab oma lapsele siis iga vanem saadab oma lapsele need dimensioonid või kuidas öelda, ettekirjutused, mis raamidesse ta peaks mahtuma, siis nende 2 parameetri kaudu. Et siis ütleme mingi siin linear layout siis annab need parameetrid edasi selle niimoodi, et kutsub välja buttonil on measure ja siis siin annab sisendiks, mis on need piirangud või kuhu sisse see laps peaks mahtuma. Siis on measure'is siis tehakse kindlaks selle view suurus
ja et siis see vanem saaks iseennast mõõta, siis kõigepealt tuleb tal kindlaks teha, kui palju ruumi soovivad lapsed. Ja algab see siis, kuidas öelda, sellest puu põhjast, ehk siis konkreetse näite puhul siit rekursiivselt siis pöördutakse lineaarlayouti poole ja siis lineaarlayout pöördub buttonite poole. Ja siis need buttonid teevad on measure ja siis kui need mõlemad nupud on ennast ära mõõtnud, ehk siis selle elutsükli etapi, mõõtmise etapi läbi teinud, siis saab alles see antud lineaarlayout siis enda mõõtmisega tegelema hakata. Ja kui see lineaarlayout on teinud, siis on selle eelduseks, et relative layout saaks seda teha, peab olema ka see teine puuharu enda kogu selle mõõtmise protsessi läbinud. Ja kui see esimene mõõtmise etapp on läbitud, siis kõik hierarhias olevad vaated on salvestanud enda mõõdud. Siis teine etapp on siis paigutamine. Ja see on layout, seda elutsükli meetodit kutsutakse välja siis ainult view-gruppide puhul ehk konteinerite puhul. Ja siis need view-grupid omakorda pöörduvad kõigi laste poole ja seal nad kutsuvad juba mitte on layout, vaid lihtsalt layout välja. Ja siis siin nad annavad selle lapsele sisendiks, et mis koordinaatidel ta peaks paigutama. Ja on measure iseenesest arvutusintensiivsuse koha pealt on mitte nii intensiivne, kuna siin on juba need mõõdud on olemas, siis lihtsalt on vaja tegeleda paigutamisega. Ja see siis algab tipust. Ehk siis esimeses paigutatakse relative layoutis paigutab enda 2 last ära koordinaatide järgi. Ja siis kui need on tehtud, siis ja ma ei teagi täpselt, kas ta siit läheb arvude kaupa või siis nende astmete kaupa. Ma meeldan, et ta läheb arvude kaupa, ehk siis tegelikult ma ei tea ka. Jah, meeldan, et ta läheb arvukaupa, siis esimesel paigutab selle lineaarlayouti ära ja kui see on juba paigutatud, siis lineaarlayout pöördub iseseisvalt enda laste poole ja siis paigutab oma lapsed ära. Ja siis kolmas on siis joonistamise protseduur, kutsutakse onDraw meetod välja siis seal lapse sees. Ja see on ka siis algab ülevalt, ehk siis kõige esimesena joonistatakse see, kui see on välja joonistatud, siis järgmisena siis joonistatakse järgmise kihina peale see ja kui see on omakorda joonistatud, siis joonistatakse need nagu üksteise peale, et vanemad on siis allpool ja siis lapsed joonistatakse peale. Ja siis lõppresultaadiks, et see ongi siis, et kasutajaliides on välja joonistatud. Ja laste ja vanemate
vahel siis andmete vahetamine käib niimoodi, et vanem saadab lapsele andmed siis on measure'is nende kahe parameetri kaudu ja need on siis jõudluste arvesse võetus on siis need 32-bitised integer'id, mis on siis kodeeritud siis, siin on siis kodeeritud mode, mis on siin, 1/3 võib olla. Ja siis on sinna kodeeritud väärtus sisse, aga sellest ma räägin detailselt hiljem. See on siis ülevalt alla antakse neid andmeid vahetatakse niimoodi, ehk siis vanem annab ette need piirangud ja tingimused, mida peaks siis laps arvesse võtma. Ja siin on siis 3 erinevat tüüpi. Ehk siis mitte määratud, siis sellega on võimalik sellega on siis võimalik vanemal, kui ta annab mitte määratud selle tingimuse ette, siis laps tagastab selle väärtuse, et kui suur ta tahab olla, ilma piiranguta. Et see on niisugune, vanemal on võimalik testida, kui suur tahab see laps olla. Siis täpselt, et siis laps peab täpselt nii suur olema, või ta peab kindlasti sisse mahtuma ja siis jätma õust, et siis see on ülemine piir. Et samas nagu lapse läheb ise endal tõlgendamise ruumi, et kas ta on täpselt see kõige suurem või on ta midagi väiksemat. Ja siis lapsed vahetavad infot siis vanematega layout paramise kaudu. Ehk siis need on need XML atribuudid, mis te defineerite vaadete puhul, näiteks layout _width ja layout _height. Et siis need andmed siis sõelutakse sealt layouti väljajoonistamise hetkel ja neid andmeid on siis võimalik vanemal kasutada ja siis otsuste tegemisel arvesse võtta. Ja siin ongi, et siis erinevad need konteineritel on siis erinevad parameetrid, näiteks relative layout'il on võimalik paigutada vaateid siis üksteise suhtes, kuid samas linear layout'is on võimalik siis paigutada ainult järjest sinna üksteise sisse. Ja näiteks vaikimise layout paramise puhul on siis ongi 2 parameetrit, laius, kõrgus, et need võivad olla siis kas konkreetne number, match parent ehk siis sama lai kui vanem või siis wrap content. Et siis see minimaalne laius, et ta suudaks kuvada enda sisu. Et jah, see oli siis niisugune üldine loogika, et kuidas kogu asi välja näeb. Siis järgmine teema, mis on sellega väga tihedalt seotud, on see, et nagu te teate, siis on vaikimisi siis rakenduste kirjutamisel on olemas küllaltki palju juba vaateid, mida te saate eelnevalt kasutada, et siis, mis täidavad tõenäoliselt 95% teie nendest nõudmistest. Näiteks text view, image view, edit text, siis teksti sisestamiseks, siis linear layout, siis paigutamine, järjestikku ja relative, siis üksteise suhtes. Aga põhimõtteliselt nendega täidab need enamikud stsenaariumid ära ja on niisugune küllaltki
küllaltki hulk nagu kasulikke selliseid komponente, aga ikkagi võib tekkida probleem, et soovite, et täpselt niisugust komponenti, mis teil nagu mõttes on või mida te soovite teha, et sellist asja pole selles vaikimise Androidis olemas. Ja samas keegi teine ka pole sellist nagu lahendust teinud, mida te just soovite, siis on teil võimalus luua täiesti eraldi või täiesti unikaalseid vaateid, siis kirjutada ise. Et täpselt samamoodi nagu sisse ehitatud komponendid on valmis tehtud, siis samamoodi on võimalik ka teha teil oma komponente. Ja need saab siis need saab kokkuvõttes saab liigitada 3 kategooriasse. Ehk siis esimene, võtate mingi olemasoleva vaate baasiks ja siis modifitseerite mõnda parameetrit või mingit osa sellest. Et ühesõnaga mingi asi on olemas, mis on nagu peaaegu sobib, aga ikkagi mingi asi jääb puudu, siis te saate kasutada seda, modifitseerida olemasolevalt. Siis on võimalik kombineerida olemasolevaid vaateid mingid uuteks vaadeteks. Et siin on just see koodi taaskasutatavus ja siis niisugune ülevaatlus, et oluliselt parandab, et te peaks nagu korduvat kasutajaliidese elemente või mitmes kohas sarnaseid kasutajaliidese elemente copy-paste'iga kasutama. Ja siis 3. on see, kus teil on võimalik täielikult kõike ise teha, ehk siis nullist, praktiliselt nullist kõiki komponente modifitseerida, et täielikult renderdada see visuaalne pool siis vastavalt enda sellele implementatsioonile. Ja see esimene punkt, põhimõtteliselt nendest 3, et see esimene punkt on siis selline kõige lihtsam ja kõige enam nagu kasutust leidab. Ja siis järgmine asi on siis see populaarsuse koha pealt on siis see 3, et täielikult nullist tegemine. Aga see nõuab päris palju tööd. Aga samas seal on praktiliselt seal puuduvad peaaegu igasugused piirangud, et selles mõttes, et mis iganes soovid teha, et on võimalik seal saavutada. Ja modifitseerimine käib küllaltki lihtsalt, et olema widgeti ehk siis selle view võtate aluseks ja siis extendite seda ning siis sinna elutsükli meetoditesse kirjutate siis enda neid laiendusi või laiendate neid meetodeid, mis iganes funktsionaalsust te soovite sinna lisada. Ja mõned näited on see, et näiteks teete enda tekstview baasil, teete enda tekstview, kus on näiteks kasutatud seda spetsiifilist nagu kirjastiili või siis näiteks linear layout, millel on siis kõrgus ja laius on fikseeritud selle suhtega ja nii edasi. Et need on sellised asjad, mis tuleks need on sellised asjad, mida vaikimisi sisse pole ehitatud, kuid kui te saate ise nagu luua unikaalse vaate, kus te selle sisse ehitate. Ja siis näide siis sellest tekstiview'd, mis kasutab siis mingit teist tüüpi teksti, kui on vaikimise operatsioonisüsteemis. Näiteks siin ongi näha, et panete enda sellele uuele view'le nime ja extendite siis konkreetse näite puhul siis tekstiview'd. Siis teil on vaja
jah, oleneb juhust, aga üldjuhul pannakse kaasa 3 konstruktorit. Ehk siis esimene, kui te soovite Java koodist luua kontekstisisend, siis teine on see, kui operatsioonisüsteem siis XML-i baasil loob, et ta siin paneb kaasa konteksti ja siis paneb attribute set. Ja need attribute set, need ongi need atribuudid, mis siis sellest XML-ist sõeluti välja või XML-ist võeti. Ja siis kolmas on see, et kus lisaks atribuutidele on siis stiil, ehk siis see pannakse kaasa stiil, mis on siis manifestis. Jah, ülemine stiil, mis on manifestis siis defineeritud. Ja siin konstruktoris siis tehakse konkreetse näite puhul seda, et siis laetakse sealt asset folderist siis niisugune kirjastiil, mida vaikimise pole olemas ja pannakse sellele vaatele külge. Et iseenesest teil oleks võimalik seda igas kohas teha niimoodi, et te võtate viite selle text view'le, otsite üles, siis panete set typeface ja teete selle sama koodi. Aga probleem tekib siis, kui te kasutate seda mitmes kohas, siis te peate iga kord selle meetodi välja kutsuma. Samas, kui te saaksite luua oma custom view ja siis kasutada seda, custom view siis tehakse seda typeface'i üks kord ja siis te lihtsalt viitate sellele custom view'le. Ja kasutamine jääb niimoodi, et te siis XML-is defineerite selle backendi nime, kus kohas see custom view on ja ülejäänud parameetrid on kõik samad, mis tavalise teksti view puhul. Ja siis ongi, et igal pool, kus te kasutate seda, on siis teksti stiil muutnud. Ja siis teine punkt on siis kombineerimine. Ehk kui te kasutate siukseid, kui teil tekib olukord, kus teil on vaja mitmes kohas nagu kombineerituid kasutajaliidluselemente kasutada, siis te saate need luua nagu üheks vaateks. Ehk siis näiteks ütleme, et teil on igas kohas on edit text, mille kõrval on siis näiteks nupp ja nupu pealkirjaks on siis see text view. Ja kui te nüüd kasutate seda 10 erinevas kohas, siis teil läheb see koodibaas küllaltki keerukaks. Kuna igas kohas, kus te kasutate seda, siis te peate otsima, kas siis looma mingi helper klassi selle jaoks või siis iga kord siis, kus te kasutate seda, peate otsima viidete järgi need elemendid üles ja siis nende külges kas funktsionaalsuse panema või sisendi ja väljundi lugema. Ja siin ongi, et näideteks on siis et text view ja text view kõrval on siis checkbox ja siis edit teksti, kus on näiteks text view pealkiri. Ühesõnaga, kui mitmes kohas on ühte samat tüüpi vaateid kasutatud täpselt ühe samasuguse selle kujundusega, siis on mõttekam kombineerida need siis üheks view'ks. Siin ongi niisugune näide, et on nupp ja siis on edit tekst ja siis on teine nupp ja ütleme, et seda kasutatakse siis mitmes erinevas kohas. Ja et see kõik siis üheks vaateks kombineerida, lihtsustada seda koodi nagu niisugust kompaktsust, siis või niisugust teha kood niisugune modulaarsemaks, siis
siis ongi, et extendi binaar layout ehk siis ta on konteiner ja siin konstruktori sees siis laetakse sisse see kasutajaliides ja see XML. Ja siis ongi sinna need elemendid kõik olemas. Ja kasutatakse seda samamoodi, et pannakse see custom view siis pakendi nimi ja nüüd ongi, et kui näiteks siin puhul oleks ta pidanud kirjutama 3 elementi, siis nüüd selle kombineerimise, tänu selle kombineerimisele on teil võimalik lihtsalt kirjutada 1 element. Ja siis kolmas custom view lähenemine on siis, ma nimetan seda, et selle jaoks nagu, et kõik eelnevad olid ka custom view'd, aga ma nimetaks seda completely custom view, ehk siis see on täiesti see on nagu suuremas mahus siis implementeeritud. Ja siin siis alamklassiks, kui enne võtsid mingi juba sihukene kõrgema level komponendi nagu text view või siis button või midagi sihukest, siis siin extendid lihtsalt seda view baasklassi, mis on siis vanemaks kõikidele kasutajaliides elementidele. Ja kirjutad üle siis selle onDraw või laiendad seda onDraw meetodi funktsionaalsust. Ja siin on nagu näidete puhul, et siin on fantaasia on selles mõttes piiriks, et see on, sa saad mida iganes joonistada, et kas erinevaid graafikud või siis mingid täiesti unikaalsed, täiesti unikaalsed interaktsioone, mingid siuksed võib-olla nupud, mis lähevad üle videoks ja siis on võimalik siis kasutajal mida iganes nendega teha. Et siuksed asjad, mida siin Androidi selles vaikimise olevates kasutajaliidluse komponendis nagu või mitte mingit moodi ei saa nagu neid luua olemasolevate elementide baasil, kuna see asi, mida te soovite, on täiesti unikaalne. Ja siis siin selleks tuleb onDraw meetodit laiendada siis selles üle kirjutades onDraw seda laiendatud siis laiendatud klassis. Ja siis siin ongi, et jah, siis siin tuleks nagu silmas pidada sihukest 2 objekti tüüpi, et siis Canvas defineerib, et mida joonistatakse ja siis Paint defineerib selle, kuidas öelda, tüübi, et kuidas joonistatakse või millisena joonistatakse. Ja siis Paint selle custom view sees siis on soovitatav uute objektide loomine teha siis konstruktoris või selle klassi base'is. Et seda ei tasuks teha onDraw sees, kuna onDraw võidakse välja kutsuda väga palju kordi ning iga kord uue mingi objekti loomine võib seda kogu protsessi aeglustada küllaltki palju. Ja siis ongi siin näide, et
et uute objekti loomine, et see siis peaks toimuma kuskil väljaspool on-road selle custom view klassi sees, näiteks konstruktoris. Ja siis ongi paint, mis defineeris, et kuidas joonistatakse. Et siin ongi, et tehakse niisugune paint objekt, mingi, kus on sisend, siis pannakse paintile pannakse värve ja siis sellega siis pannakse teksti suurus, ehk siis ma eeldan, et see text paint hakkab siis teksti joonistama. Ja siis on-draw'is tagastatakse see canvas ja siis siia canvasele on võimalik siis igast asju joonistada, et see on siis üks ruut ja kuhu on võimalik siis joonistada mis iganes kujundit te soovite. Ja siis esimese asjana siin joonistatakse tekst, kus siis esimene on see teksti sisend, siis on X koordinaat, Y koordinaat ja siis on see paint objekt ja see paint objekt defineerib, et värv on selline, mis iganes see parameetri see on, sisendiks võeti. Ja siis teksti suurus on selline. Ja siis see joonistabki antud nende sisendparameetrite järgi teksti. Ja siis on nagu näha, siis teine meetod on siin joone joonistamiseks, et siin tuleb siis X, Y, kasutatakse seda sama text painti. Jah, ma ei teagi, et siin on, kuidas see text size siis nüüd seda joone joonistamist mõjutab või eelduste kohaselt üldse ei mõjuta. Aga mõtlen selle parem välja siit. Ja siin on esimene joonistab siis teksti ja siis teine joonistab, canvasele joonistatakse joon, siis koordinaatide puhul, mis on siis mis iganes algoritm või mis loogikas teil seal sees on, et kuidas te soovite joonistada. Ja siis kolmas joonistab ringi, et siin on ka samamoodi, et need on lihtsalt mingid muutujad, mis on kuskil välja arvutatud või sisendiks võetud, et kuskil muus meetodis vastavalt sellele, mis te soovite joonistada. Et mina ise nagu siukseid ühtegi, selle aja jooksul, mis ma olen nagu Androidi arendanud, pole ma ühtegi täiesti seda custom view'd teinud. Ehk selles mõttes nagu mänginud olen nendega, testinud ja siis lugenud nende kohta, aga see on selline, küllaltki väga siukene kui on tõesti nagu ülispetsiifilised nõudmised, mida mitte mingit teistmoodi ei saa, et üldjuhul ma olen ikkagi saanud nagu ülesanded lahendatud mõnevõrra lihtsamini. Ja siin, see, mis ma sellega nagu näitega tahan öelda, et see on küllaltki siukene väga selline madala taseme lähenemine, et nagu te näete, et siin on igat joont ja igat seda elementide joonistate käsitsi, et see on siukene küllaltki palju siukest, väga palju tööd on siin sellega, et saada see lõppresultaat, mida soovite, kuid samas see on jälle, kuna iga väiksem detail üle teil on kontroll, siis on võimalik küllaltki siukseid, fantaasia on piiriks ühesõnaga.
ja siis siis põhimõtteliselt tegelikult ma peaks selle paranduse tegema. Ja siis teine meetod, mida teil tuleks laiendada, oleks siis on-size change. Ehk siis see kutsutakse välja, kui see view suurus muutub. Et siin on võimalik siis teha teil erinevaid arvutusi, ehk mis koordinaatidel, mis elemendid paiknevad ja kui suurelt te peaksite nagu need elemendid joonistama. Ütleme, et te joonistate mingi custom view, kus te joonistate ümmargust ringi, siis on size change siin sees, sest on võimalik välja arvutada, et kui suureks ma nüüd selle ringi saan joonistada. Et siin on näha, et siin on võetud siis paddingud ka arvesse. Ehk siis on view vaade, kust võetakse maha paddingud ja siis see, mis sellest järgi jääb, siis seal on siis, see on põhimõtteliselt kogu see, see on see koht, kui suureks te saate oma selle, mis iganes vaate siis joonistada, et antud näite puhul siis näiteks ringi diameeter, et kui suureks on võimalik see ring joonistada. Jah, siin on näha, et siin võetakse, et kas mingi teksti, kas tekst on näidatud ja siis liidetakse selle teksti laius sinna paddingule. Ja siis siin antakse lihtsalt sisenditeks on siis width, on siis laius, kõrgus ja siis vana laius ja vana kõrgus. Ja kui teil on vaja nagu suuremat sükest, siin tagastatakse lihtsalt teile numbrid, aga kui teil on vaja suuremat kontrolli selle üle, et mis on need vanema piirangud, mis ta enda lapsele annab ja kui te näiteks soovite, kas siis nendest üle astuda või siis kuidagi nende baasil teha mingisugused unikaalsed otsuseid, siis tuleks laiendada on measure'it. Nagu sellest ma korra mainisin, et see on see mõõtmisfaasis, tehakse see, kutsutakse see meetod välja ja siis siin sisendiks tulevad indid ja see on siis selle mälu kasutuse optimeerimise tõttu. Ja siit indist on siis, need on nagu encode itud ja siit indist on välja võimalik lugeda see mode selle meetodiga. Ja siis on võimalik suurus lugeda välja siit selle meetodiga. Et ma ei tea, mismoodi need encode itud on seal, kuidas need bitid jaotatud on, aga et ühesõnaga, mis siin saavutatakse, on see, et ühe selle täisarvu sisse mahutatakse kaks arvu ja siin on mingi niisugune teatud kindel protokoll, kuidas seda tehakse. Muidu siin tekiks kohe konflikt. Ja selle on measure'iga meil selline asi, et väärtust ei tagasta, vaid meetodi lõpus kutsute välja sihukese meetodi. Ja see on jälle siis mälu kasutuse optimeerimiseks, et kui te
et kui te tagastaksite näiteks mingit väärtust, mis oleks value type, siis iga kord, kui seda väärtust tagastatakse, siis peaks selle value type'i jagu mälu eraldama. Ja see, kui nüüd hierarhias on väga palju vaateid, siis see mälu kasutus kasvaks. Aga jah, aga siin mul jääb arusaamatuks, miks siin ei ole viitetüüpi muutujat kasutatud, mis saaks hoida endas seda. Mis saaks hoida endas ainult viidet. Aga tõenäoliselt mingi põhjus seal oli, ma eeldan, et see on äkki siis siin ei hoidutakse objekti loomisest, ehk siis see omakorda võib-olla, nojah, tegelikult see omakorda kulutaks mälu, et ju siis jõuti järeldusele, et see lihtsalt meetodiga need resultaadi edasamine on kõige efektiivsem lahendus. Ja siin ongi võimalik, et siin tuleb need vanema need ettekirjutused ette, kuhu raamidesse peaks see vaade mahtuma, aga siin on võimalik siis nendest vanema ettekirjutustest siis kas siis neid mingi unikaalsete otsuste tegemisel arvesse võtta või siis nendest üle astuda. Et see on jälle see, et see on niisugune lihtne lähenemine ja pole väga keeruline, kuid samas siin on mingid üliunikaalsed kohad, mille üle teil kontroll puudub, kuid samas see on keerulisem, kuid siin on oluliselt suurem kontroll. Ehk siin on kompromiss, et mis teie sooviks on. Ja siis nende viewdele siis lisaks saab panna, lisaks sisse ehitada, et nad suudavad nende olekut salvestada. Et väga hea näide on selleks Androidi sisse ehitatud viewdest on edit text. Ehk ma ei tea, kes tõesti on juba märganud, aga näiteks, et kui te edit teksti kirjutate mingi sisu sisse ja keerate seadet, siis see tekst jääb ikkagi alles. Kuigi tegelikult, kui ma mainisin, et kui ka Android operatsioonisüsteem töötab niimoodi vaikimisi, et kui te seadet keerate, siis konfiguratsioon muutub kõik, mis eelmisest vaatest tuli, ehk siis see hävitatakse ära. Aga edit tekstile on siis tehtud niisugune laiendus, kus ta iseenda sees on võimeline konfiguratsioonide vahel siis olekute infot salvestama. Et niisugune asi. Et täpselt samat asja on võimalik teil enda custom views teha. Siis on võimalik unikaalsed neid unikaalsed puudutuse sisendid teha või külge panna. Et näiteks loote mingi vaate ja siis kui kasutaja näiteks teeb sõrmega see peal ringi, siis teil on võimalik see sisend sisse lugeda. Või kui kasutaja näiteks tõmbab niisugune swipe nagu üles või alla teie vaate peal, siis teil on omakorda võimalik neid kõik võimalik puudutuse erilahendused nagu nullist üles ehitada. Aga see on selline asi, et see on ka nagu palju võimalusi, aga väga keeruline, et seal on näiteks see swipe imine, seal tuleb võtta siis, ma ei mäleta, seal oli mingite algoritmide arvesse, et kui nüüd ta swipe ehk siis kui kaua see animatsioon kestab ja kuidas see swipe'i tugevus tõlgendatakse sinna nagu füüsilisest maailmast sinna graafilisse kasutajaliidesse, et see üleminek oleks võimalik niisugune intuitiivne. Ja siis muidugi animatsioon on kogu seda, mis te joonistasite, seal on draws, et seda asja on siis teil võimalik animeerida igatpidi.
et ühesõnaga võimalus on väga palju, et saada just see lahendus, mida te soovite. Ja atribuudid, et siis need atribuudid kehtivad siis kõikide eelneva 3 nende vaadete puhul. Ja siis atribuudid te defineerite res values mis iganes nimega. Mis iganes nimega faili, XML laiendis, siis resource, see root ja meil on see põhielement ja declare styleable sinna objekt on siis siis siin on võimalik anda näiteks, ütleme, et te tegite selle mingi täiesti unikaalse view, aga te soovite XML-iks anda sisendparameetrid, siis see on see koht, kus teil on võimalik neid defineerida, et konkreetne näide on siis pie chart, see on siis niisugune, see on see ümmargune, ma ei tea, kuidas selle eesti keeles selle nimi on. Ei tõrgita. Öeldakse eesti keeles pie chart siis. Okei. Mingi ketast diagramm äkki või ma ei tea. Kuidas? Väga õige, jah. Vot sektor diagramm. Ja et siin konkreetne näide on siis sektor diagramm ja siin on siis 2 sisendit, et kas sektor diagrammil on, ma ei tea, mis implementatsioon igastahes on, et kas tal on tekst juures ja kus see tekst paigutub. Et need on täiesti unikaalsed selle sektor diagrammi spetsiifilised sisendid, siis te saate defineerida need sisendid ja siin on näha, kuidas neid kasutatakse. Ehk siin tuleb siis defineerida see XML-i, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, aga custom see unikaalne prefiks. Ehk kui te seda siin ei defineeriks, siis see on nagu alias või lühend. Et kui te seda rida siin ei defineeriks, siis te peaksite iga selle elemendi poole pöörduma niimoodi, et te peaksite välja trükkima kogu selle pika rea. Aga mugavuse mõttes on siis võetud niisugune viide kasutusele. Ja see, mis siin URL siin taga on, see on täiesti ükskõik selles mõttes, et ta peab lihtsalt olema unikaalne, et ta ei ole, minu jaoks oli see minust päris segadust tekitav, et ma eeldasin mingi HTTP URL, et seal on mingi skeema defineeritud, kuid tegelikkuses see on lihtsalt mingi unikaalne eraldus. Ja siin on näha, et kuidas seda kasutatakse, et võetakse see custom, see prefix ja siis ta võtabki need muutujad, mis siin on defineeritud, siis show text, et format on siis boolean ja siis
label position, ehk siis on kaks võimalikku väärtust. Noh, siin ta tõlgendab nüüd ära ka, et left on siis value 0, noh, kasutaja seda 0 ja 1 ei näe, tema näeb ainult siuksed inimloetavad stringe. Ja siis ongi nagu XML-is võimalik anda seda sisendit. Ja siis mõnedes näidetes on siin kuvatud seda pakendi nime, aga custom parameetri puhul, aga siin nüüd edaspidi tuleks, või noh, soovitatav on kasutada siin res sidekriips auto, kuna eelnevalt ei olnud võimalik, Eclipse'is ei olnud, no okei, see on niisugune pikk niisugune ajaljutt, see nagu oma tähtsust. Ühesõnaga res sidekriips auto on niisugune custom selle namespace'i lõpuks peaks olema. Ja nüüd siis, et ühesõnaga, kui teil need custom parameetrid on pandud siia, et kuidas te saate siis neid sisse lugeda ja siis selle alusel teha neid otsuseid joonistamisel, et show text ja label position ütlen, et mul on mingi siuke vaade, et mis joonistab seda teksti, et mul on vaja nüüd see väärtus kätte saada, et kas ma kuvan seda teksti või ei kuva ja siis kus kohas ma teda kuvan. Siis selleks on selle, no nagu ennevalt mainisin, et siis on selle custom view constructoris on, et 3 konstruktorit oli ja et siis see teine konstruktor oligi see, et kus tuleb see kontekst objekt sisse ja siis attribute set. Ja kuna meil on siin need XML-is on see vaade lisatud, siis käivitatakse see konstruktor. Ja attribute seti sees ongi päris huvitav. Attribute seti sees ongi need väärtused, mis siin on nüüd defineeritud. Nii, ja siis on jah, see on päris huvitav asi, mis ma avastasin, et ma mainisin, et siin tuleks kasutada sellist konstruktorit, mis on paljudes näidetes on olemas see, kus on sisendiks antud stiil. Kui siin konkreetse näite puhul on näha, et kontekst see stiil on võib-olla mingi teine asi, aga siit saadakse see tiim kätte, ehk siis tekib küsimus, miks see 3. konstruktor vajalik on. Aga see selleks. Ja siis on sellise meetodi väljakutsumisega on teil võimalik eraldada need muutujad siis attribute setiks ja need saate välja lugeda niimoodi, et selle Java muutujatesse, et siis attribute seti seest, et get boolean ja siis get integer. Ja siin siis on vaja sisendiks anda see stylable või oota. Siin siis tõlgendab need left ja right value ka siis numbrilisteks väärtusteks. Ja siis kutsute typed array puhul recycle, kuna see oli, kui mäletagi, see oli vist ühtne objekt oli kogu selle
view hierarhia puhul. Ehk see, kogu see, ei tohiks seda mälu nagu enda käes hoida, siis tuleks see view hierarhiale siis tagasi anda. Vot siis niimoodi saabki need atribuudid sisse lugeda ja see kehtib siis kõikide nende custom view'de puhul. Et iseenesest need on niisugused asjad nagu need atribuute, te ei pea seda XML-is tegema, kui te saate teha lihtsalt seda Java koodis, siis kogu see osa nagu, kogu seda osa, mis ma praegu siin kirjeldasin, neid kahte slaidist tegema ei pea. Kuid samas oleks hea teha, et te saaksite hoida kogu selle kasutajaliidlase ja kujunduse osa saaksite hoida nagu XML-is võimalikult palju. Ja siis niisugune muu loogika oleks siis Javas. Kuid samas on võimalik ka lihtsalt otse selles antud objekti isendis poole pöördudes on võimalik siis näiteks panna, et kas ma nüüd show text või otse muuta neid. Ja siis kasutajaliidluse koha pealt, et on niisugused asjad, et kui juba olete märganud, et on selline asi, et on Android Gravity ja siis on Android Layout Gravity. Ehk siis nende kokkuvõtteks võin öelda niimoodi, et Gravity on see, et mis toimub vaate sees ja Layout Gravity on siis, et kuidas see vaade nagu mis on põhimõtteliselt, mis mõjutab seda, kuidas see väljaspoole või see Gravity kuidas ta Layout Gravity siis, et määrab seda ära, et kuidas ta paikneb enda vanema sees ja siis see Gravity määrab ära, et kuidas paiknevad lapsed tema sees. Ehk siis näitena saan tuua nii palju niisuguse näite välja, et teil on mingi text view, mille laius on suurem kui see teksti, kui teksti jaoks on vaja, siis kui te Gravity defineerite, siis ta on nagu selline text view selle kasti sees, ta paigutub, mismoodi see tekst paigutub. Aga samas, kui te defineerite Layout Gravity, siis on mismoodi see, mitte see text view sisu ei paikne, vaid mismoodi see kogu see vaade paikneb teiste suhtes. Ja siis teine asi, mis mõjutab nagu paigutamist, on niisugune keerukan teema, on layout weight. Ehk siis sellega on võimalik määrata ära, kuidas suhtarvud, kuidas vaated paiknevad. Üks näide oleks siis kohe see, et ütleme, et teil on mingi edit, mõtlen, mis oli. Teil ongi, et mingi edit tekst, et te tahate, et see võtaks siis 75% ruumist ja siis on nupp, tahate, et see võtaks 25% ruumist. Et kui te nüüd ütleme, et te defineerite, et see edit tekst, ütleme, et teil on kogu ekraani laius on mingi seadmel on näiteks, ütleme,
näiteks 400 dp-d, siis defineerid, et 300 dp-d on siis edit tekst on ja siis 100 dp-d on siis nupp. Aga siin tekib see olukord, et kui näiteks tuleb kasutaja, kelle ekraani laius on 200 dp-d, siis tal juhtub niisugune asi, et tema näeb seda edit teksti algusosa ja seda nuppu nagu üldse ei näe. Või siis tuleb kasutaja, kelle ekraan on veel laiem. Et siin on, ma tahan öelda seda, et on olukorrad, kus te ei saa kasutada kas laiuste või kõrguste defineerimisel siis konstante või siis seda match parent või wrap content. Et siis siin ongi võimalik nagu suhtarvu tagada, et kui palju on üks vaadevõtte ruumi ja kui palju teine. Ja kui kasutaja see ekraani suurus muutub, siis protsentuaalselt jagatakse need ekraanile. Ja et see asi korralikult töötaks, siis tuleb panna mis iganes parameetrid selle layout weight'i seti panite, et see tuleks siis panna 0 dp-d. Muidu seal läheb, ma mäletan, mingi probleem tekkis, see asi läks segadeks või ei töötanud päris nii hästi. Ja siis selline asi, et permissionid, et te olete neid praktikumides ka kasutanud. Jah, ma ei saa aru, mingi väga imelik asi on. Kui nii vaatan, siis on nagu kood on ilusti pandud või korrektselt read, aga lasen presentatsiooni moodi või režiimi, siis on tehakse mingit sihukest asja. Aga see selleks, et nagu et siis üksjagu te olete nende permissionitega kokku juba puutunud, et näiteks kui te soovite internetti kasutada, siis te peate defineerima selle internet permissioni. Aga Androidis on võimalik siis arendajatel on võimalik teil ise ka defineerida neid permissionid. Ja miks see vajalik on? See on sellepärast vajalik, et kuna teil on võimalik luua rakendusi, millel on niisugused alamkomponendid, näiteks activity, broadcast receiver, content provider, services, on võimalik defineerida niisuguseid alamkomponente, mida teised rakendused saavad käivitada. Aga kui te soovite, et ainult mingi teatud hulk, või mitte igaüks ei saaks neid käivitada, siis teil on võimalik need permissionid defineerida. Ehk siis ainult rakendused, kellel on antud permissionid olemas, siis nemad saavad nendele andmetele ligipääsu või nendele komponentile ligipääsu. Ja siis defineerime käib niimoodi, et rakendus, kes soovib enda infot kaitsta või enda moodulite või alamkomponentide käivitamist kaitsta, defineerib permissioni ja siis paneb sinna mis iganes moodul, kas oli activity, broadcast receiver, content provider, sinna sisse paneb sellise asja nagu intent filter. Ja siis intent filter vaatab, et kas see intent, mis väljaspoolt tuli ja soovib seda alamkomponenti käivitada, kas tal on olemas kas antud rakendusel on see permission olemas. Ja nüüd rakendus 2 on ütleme, et see on siis mingi ütleme klientrakendus siis, mis proovib seda komponenti soovib käivitada, siis tema peab, see asi läheb kõik manifesti ja siis klient siis rakendus, temal on ka manifestis on users permission ja on niisugune asi ja siis kui kasutaja selle application 2 paigaldab, siis kohe öeldakse, et antud rakendus soovib ligipääsu nendele asjadele, mis on siis
siin permissionis defineeritud. Ja siin ongi näha, et konkreetse näite puhul on seda intent filtrit kasutatud, noh siin koodis pole näha, aga on nagu näha, et seda on kasutatud activity puhul. Ja siin ongi näha, et tehakse uus intent, set action ja siis ongi ja siis start activity ehk siis selle intent filtri järgi filtreeritakse see kogu intent välja, otsitakse see activity üles, mis vastab sellele nendele actionile ja category'le. Ja siis ta saab seda activity käivitada. Kui ta manifestis sellist permissionit poleks defineerinud, siis poleks see käivitamine võimalik, tõenäoliselt oleks tulnud, ma ei oska öelda, mis oleks tulnud, kas oleks kohe rakendus crashinud, oleks mingi security exception tulnud või oleks Android operatsioonisüsteem mingi siukse viisakama dialoogi kuvanud. Ja see permissionite asi, et see on ka siukene küllaltki edasi jõudnud asi, et seda väga palju kokku ei puutu, et need on tõesti siukeste rakenduste puhul, mis on nagu, kus on tõesti mingi väga modulaarsed ja on vaja seda ligipääsu õigusid küllaltki rangelt vaja kontrollida. Et tavaliselt, mis permissionid piirduvadki sellega, et sa küsid mingi süsteemi siukestele osadele ligipääsu, aga see, et keegi teine loob rakenduse, sina paned mingi, ma ütlen, see rakendus, see peab ikka väga suur olema või väga mahukas, mis saab nagu oma permissioni või et sellele luuakse kliente, kes on nõus oma permissionit defineerima, et nende andmete ligi saada, mis see esimeses rakenduses oleks, et ma ei oskagi praegu kohe mõnda head näidet tuua, et äkki võib-olla Facebooki rakendus, et äkki seal on mingi, et on võimalik otse saada, et kui kasutaja annab permissionit, siis on võimalik otse saada ikka mingi kontaktile ligi või midagi siukest. Ja siis järgmine teema on 9-batch, ehk siis need on pildid, mida on võimalik siis skaleerida igatpidi, ilma et toimuks mingisugune kvaliteedikadu. Ja laiendiks on, tegelikult need ongi lihtsalt PNG failid, aga lihtsalt kokkuleppe, siukene kokkuleppe küsimus on see, et lihtsalt pannakse 9 enne PNG-d. Et kui ta selle mingit tavalist pildi siukses rakenduse avates tavab ilma probleemideta, et see on lihtsalt, laiendiks on PNG, et see 9 on siin, et see operatsioonisüsteem ise tuvastab ära, et need, millel on 9 enne seda laiendit, need ma võiks käsitleda teistmoodi. Ja siis drawable kausta vajutatakse need, ehk need on, kui ma ei eksi, siis need ei ole need, kui muidu olid vajutatud, et suurema resolutsiooniga lähevad ühte kausta, väiksema resolutsiooniga teise, siis antud failide puhul, kuna need on skaleeritavad igatpidi ilma kaota, siis need peaks vist minema lihtsalt siia drawable kausta. Ja siis selleks te saate küllaltki lihtsalt olemasolevaid pilte töödelda 9-batchideks või selles mõttes, kui need on siuksed lihtsamad pildid, siis saate lihtsalt seda teha.
Aga kui ta on tõesti niisugused keerukamad, ma mõtlen sellised pildid nagu mitte need on 9-batch'i kasutatakse siis niisugust nuppude ja kasutajaliidese elementide puhul. Aga kui ta on tõesti niisugune keerukam, kus on juba mingi pilt, siis selle puhul see asi ei tööta. Aga selleks on SDK-s on kasutuses selline tööriist, mida teil on võimalik kasutada. Draw 9-batch. See on see tools, SDK tools kuskil seal kaustas. Ja kuidas see asi töötab, et seda ongi mõeldud kasutuseks, näiteks nuppude puhul, et sul on mitmes erinevas keeles on see rakendus, on ju, siis mõnes keeles võib mõni tekst suurem olla, teises väiksem, kuskil sa tahad seda nuppu võib-olla mitmes erinevas kohas kasutada, et vahepeal on üks rida teksti, vahepeal 2, kolmas kord võib-olla üldse on pilt, on ju, et seal iga jaoks luua nüüd oma suurus, see on nagu ei ole väga mõistlik. Siis selleks on loodud niisugune 9-batch, mis on ilma kaota siis skaleerimine. Et muidu, kui te kasutate, te saate vabalt kasutada ükstapuha, mis pilti kuskile backgroundiks panna, aga siis ta venitab seda pilti välja. Aga siin selle 9-batchiga on võimalik saavutada selline olukord, kus niisugune venituse kuidas öelda, et seda venituse kadu ei esineks. Siin ongi praegu näha, see tööriist on käivitatud. Ja loogika ongi seal väga lihtne, see on lihtsalt PNG pilt, kus on igasse äärde pandud see padding, 1 piksel. Ja siis siin on, kui te defineerite mingi musta värviga, et saate neid asju isegi Paintis joonistada, et ei pea seda tööriista kasutama. Ja siis need mustad jooned siis operatsioonisüsteemil defineerivad, et kuidas ta peaks antud pilti skaleerima. Et vasak ja ülemine defineerivad siis, et see on, et kuidas ta peaks seda pilti venitama või mis komponenti ta peaks välja venitama. Siis vasak tähistab seda üles-alla ja ülemine tähistab siis vasakule ja paremale. Ehk siis, mis siin juhtub, kui te sellise pildi defineerite, siis operatsioonisüsteem saab aru, et see, mis on see mustaga defineeritud, ehk see ala siin. Ehk siis see on ainuke ala, mida tohib venitada. Et neid ümarad nurkida ei venita. Ehk kui teil tuleb nüüd niisugune siia nupule tuleb näiteks 2 rida teksti, siis ta venitab seda osa ainult välja. Ja sama kehtib selle ülemise riba puhul, et ta venitab ainult nagu seda osa välja. Et siin kadu tekibki tavaliselt siis, et kui hakatakse venitama neid nurkasid välja, aga see ei ole korrektne. Et siin on näha, siis ta kordab nagu neid osasid. Töötab nagu reaalajas, et kui nupule tuleb programmaatiliselt teksti juurde, siis veendudakse kahtlaliselt. Jah. Ja põhimõtteliselt sellega, kus see loogika nagu piirdubki, et jah. Ja siis siin on niisugune optional asi on ka veel paddingu asi, et sellega on võimalik defineerida, kuidas see tekst paigutub selles nupu sees. Et see on selline asi jälle, et selle saab kõik teha selles layout editoris ka, et panna lihtsalt sinna mingi XML-i need paddingu parameetrid juurde. Aga siin on niisugune lisafunktsionaalsus ka tehtud, et kui näiteks defineeritud see root, siis tekst saab ainult olla siin. Tekst ei saa minna siia ääre peale, ega tekst ei saa minna siia üles ega siia, vaid ta saab minna siia sisse. Ja kui ta ära ei mahu, ta tõenäoliselt liigutab ennast paremale nagu nuppu laiemaks, aga ta ei saa kunagi näiteks olla siin ääre peal. Et siis need kriipsud defineerivad selle. Aga see on valikuline. Ja siin on, see on väga halb näide. See pilt on juba ise nii udunena.
siin peaks mingi parema näite võtma. No ühesõnaga jah, siin on siis võimalik saavutada niisugune, tänu sellele on see skaleerimine, et ta venitab neid õigeid kohti, noh, sul on võimalik defineerida need kohad, mida tuleks välja venitada, kui tuleb rohkem sisu, ehk siis kasutajale ei näeks niisugune mingid karvased või niisugused udused pildid välja. Aga jah, sellega on võimalik ka see saavutada, et ei pea iga nupu jaoks juba erineva resolutsiooniga neid ressursifaile omama. Et on võimalik teha üks ja mida siis operatsioonisüsteem skaleerib. Kuigi noh, tegelikult, mis mina olen märganud, et Androidis on küllaltki võimekas ja hea niisugune pilti skaleerimise see, noh, kadu on küllaltki väike. Et tavaliselt meil soovitatakse, et erineva tiheduse ekraani jaoks kasutada erineva neid resolutsiooniga ressursse, kuigi noh, ma olen märganud, et see vahe on praktiliselt et see vahe on nii väike, et see inimsilma jaoks päris raske on nagu tuvastada. Et kas ta on nüüd niisugune kõrgresolutsiooniga pilt või siis on nagu allapoole skaleeritud, et kõrgresolutsiooniga pilt on tehtud nagu väiksemaks, et niisugust nagu jah, noh, silmaga nagu väga lihtsasti ei tuvasta. Ja siis järgmine teema on push messages, et siis, et kuidas on võimalik siis, noh, need on need, kui seal üldjuhul reaalajast teavitused, ehk siis kui teie rakendus ei käi, et siis kuidas on võimalik kuvada või saata kasutajale sõnumeid või teavitusi. Et ta on näiteks mingi uudiste rakendus, siis tuli mingi väga oluline uudis, aga kuidas sa nüüd saadad kasutajale selle teavituse, et see oluline uudis tuleb, mine ava meie äpp ja loe nüüd seda uudist, enne. Et kui kasutajal nagu rakendus on kinni või midagi niisugust. Ja noh, siin on niisugused võimalusi mitu, et siis näiteks kas teha mingi näiteks ongi mingi kas mingi WebSocketi baasil, et mis on siis kogu aeg ühendatud, või siis teha näiteks mingi tagataustal mingi service, mis kogu aeg HTTP peal küsib näiteks, et kas nüüd on mingi uus uudis? Ei ole, on ju. Kas nüüd on? Aga kas nüüd on? Siis nagu kogu aeg käib niimoodi kontrollimas. Noh, see on niisugune, see on meeletult ressursinõudlik ja üldse niisugune väga palju käsitööd. Aga muidu niisugune Androidi või mobiilsete operatsioonidele, siis on selle lahenduseks on push messages. Et siis Google Cloud Messaging on niisugune laiendus, mida on võimalik teil enda rakendusse lisada, kui te olete registreerite ennast selle API võtme, registreerite ära, saate API võtme ja siis see võimaldab saata teil kasutaja telefoni siis neid sõnumeid. Ilma, et see rakendus peaks käima ja ilma, et ta peaks mingit erilahendusi tegema või kogu aeg kuskilt kuulama, et kas nüüd tuli mingi sõnum või ei tulnud. Ja siis see on niisugune väga levinud, et ma ei kujutaks ette, et mis peaks olema põhjus, et teha ise mingi erilahendus kasutajale selle push message'i saatmiseks, et ma ei kujuta ette, võib-olla ainuke põhjus, mis ma oleks välja mõelda, võib-olla mingi turbelahendus, et kus ei tohi näiteks läbi kolmanda osapoole neid andmed liikuda, et siis sel juhul oleks see asi mõeldav. Aga muudel juhtudel siis tasuks kasutada Google Cloud Messaging või siis mingid muude teenuse pakkujate neid teenuseid.
ja siis ta teeb teie ees kogu töö ära, et tal isegi tuleb mitu sõnumit, kui kasutaja näiteks on võrgust väljas, siis ta paneb neid järjekorda või nagu ootele ja siis vastavalt sellele äkki mingi siis kas kuvab kasutajale või siis mitte või teeb mingit oma loogikat. Ja kuidas see asi töötab, et siis et kõikides teie telefonides on installeeritud Google Play service'id. Kui teil just ei ole tegelikult kõikides ei ole, aga enamikes telefonides on Google Play service, et kõigil, kellel on Google Play installitud, on see Google Play services ka olemas. Et erijuhuks võib olla siuksed riistvaratootjad, kes ei ole siis Google'it seda litsenseerinud neid Google'i rakendusi. Aga see on siukene väga, pigem siukene erijuht. Ja siis ongi see DCP socket, siis on kogu aeg ootel, see töötab praegu kõigis teie telefonides ka ja kogu aeg ootab, et kuna see on osa Google Play service'ist, see on kogu aeg ootel, et kas on mingi uut sõnumit. Ja kui uus sõnum tuleb, siis saadetakse see teie telefoni, sõelutakse need andmed, siis andmed pannakse intenti, siis saadetakse broadcast kogu süsteemile. Siis kui te olete oma rakendusse selle Google Play toe loonud, siis te olete selle broadcast receiveri pannud, mis vastab teie sellele rakendusele. Siis see broadcast receiver püüab selle broadcast kinni ja siis ongi see andmehulk on nagu teil olemas. Ja tavaliselt, mis kasutatakse push message'i puhul on see, et mingi teavitus tuli, ja siis kui sinna teavitusele vajutad, siis ta avab selle teie rakenduse mingi teatud lehekülje või teatud vaate, kus on siis rohkem detaile. Aga siin on võimalik ka panna 4 kilobaiti siis andmeid kaasa, et mida on võimalik siis kohe kasutajale kuvada. Näiteks on väga kasulik siukene nendes suhtlusrakendustes. Ehk siis on võimalik kohe kuvada see tekst, mis sulle näiteks saadeti, mitte sa ei pea selles teavituses, et sa ei pea selleks mingit eraldi rakendust avama ja uut päringut tegema, ja siis selle sõnumi ette saama. Ja siis põhimõtteliselt niimoodi see töötab, et see Google Cloud Messaging, see on siis siukene vahekiht, et teil on siis oma server, mis iganes loogika, ütleme, et mingi uudiste rakenduste server, et nüüd tuli mingi väga oluline uudis, saada push message, siis see käivitab selle mingi funktsiooni, pöördutakse siis Google'i serverisse ja siis Google ise majandab seda vahetust siin. Et saadab selle, või õigemini seda majandab, seda liiklust siin. Ja siis teie saad selle andmehulga kätte, siis teete enda seda visuaalselt kujundate, kuidas te soovite seda kuvada kasutajale, mis nagu loogika seal taga toimub. Siis siukene asi nagu linttööriist, ehk see on siis olemas Android Studios ja sellega on võimalik siis inspekteerida koodi. Et see toob välja siuksed pudelikaelad ja siuksed detailid, millele peaks nagu tähelepanu pöörama. Et see on siukene optimeerimise osas, et kindlasti ei ole see, et kõik warningud, mis lintist tulevad, et te peaks seda kohe need kõik ära parandama, muidu teie rakendus on nagu täielik jama. Et see on siukene soovitused või annab suuna kätte, nagu, mis suunas vaadata, et optimeerida oma rakendust. Ja ta kontrollib päris palju asju, need kontrolle täiendavalt lisandub ja
et ta suudab neid probleeme nagu mõnevõrra ennetada ja üldse seda projekti siis, kuidas öelda, projekti haldust nagu parandada. Ja seda on võimalik käivistada Android Studios, kui te võtate Analyze ja Inspect Code, siis sealt tagastatakse kogu see info, mis teie rakenduse kohta leiti, et kas on mingid asjad puudu või mingid asjad on topelt või siis kust võib tekkida mingi tulevikus probleem. Siis järgmine teema on ProGuard, eks see on siis selline tööriist, või mitte tööriist, või tegelikult tööriist, mis siis vähendab, optimiseerib teie seda rakenduse lähtekoodi. Et siis võtab välja kõik selle ebavajaliku, mis on, et selle võtab, mida ühtegi korda välja ei kutsuta, võtab välja ja siis muudab nagu meetodite ja klasside nimesid siis lühemaks, mis omakorda ka veel vähendab seda rakenduse siis seda mälukasutust. Ja sellega on võimalik teha ka niisugust asja, kui teil on väga niisugune delikaatne info selles rakenduses, mida te ei soovi, et näiteks keegi kolmas osapool teada saaks, mõtlen see lähtekoodi osa. Et nagu ma maininud olen korra, et need Android rakendused on klientrakendused, siis teil on võimalik see APK alla laadida ja dekompileerida ja kogu lähtekood praktiliselt välja lugeda. Siis ProGuardiga on võimalik seda mõnevõrra lähtekoodi lugemist keerukamaks teha. Et ta ei oleks nagu täiesti loetav nagu mingi nagu raamatust loeks, vaid seal on mõnevõrra teeb seda keerukamaks, et need, kes soovivad reverse engineerida teie APK-d. Ja töölepanek käib see niimoodi, et see Gradle'i konfiguratsioonis panete minify enable true. Aga siin tuleks vaadata, siin võib tekkida mõningaid probleeme sellega. Et siis ta kasutab vaikimisi seadet, mis on olemas siin kohas, aga teil võimalik, et teil on vaja defineerida oma erireegleid, kuna ProGuard otsib, kas mingit asja kutsutakse välja ja kui kutsutas, ta viskab selle välja sellest lõpplahendusest. Aga on mõned olukorrad, kus ta ei ole võimeline nagu tuvastama, või on mõned viited ressurssidele, kus ta ei ole võimeline tuvastama, et tema jaoks tundub, et seda ei kasutata kuskil, sest lähtekoodis ei viidata sellele. Aga samas viide toimub mingis sellises kohas, mille üle nagu ProGuardil kontrolli ei ole. Ja näiteks ta ei leia viiteid, mis on manifestis defineeritud vaikimisi, siis näiteks C keeles välja kutsutud need meetodid ja siis reflectioniga ehk dünaamiliselt välja kutsutud mingi klassi parameetrid. Ja siis see asi ka, et kui kolmanda osapoolte mingit error raporteerimise tööriista kasutate või siis soovite enda stack trace'is näiteks lugeda, et kui mingi crash tekib, siis ProGuardiga juhtub selline asi, et ta viskab kõik need klassi ja meetodi nimed välja. Ehk kui teil näiteks enne oli näiteks teie activity.onGrade'ist oli mingi exception, siis ProGuard, kui on sisse lülitatud, siis te näete alla crash tekkis A.B väljakutsumisel. Et see muudab seda vigade otsimist mõnevõrra keerukamaks. Aga seal olid mõned need erireeglid, mis on võimalik defineerida, et ta siis need ikkagi kogu selle väljakutsumise hierarhia tagastaks teile, kui soovite debugida. Kui ma võtan siis kaks teemat ka, ma teen kiirelt nüüd. Ja siis support library on siis
niisugused teegid, mida on võimalik teie rakendusse lisada ja siis teil on võimalik kasutada uuemate Android-versioonide funktsionaalsusest enda vanemates rakendustes. Ja lisatakse siis läbi Gradle'i sellisega, kus see name siis defineerib, mis support library't kasutatakse. Ja neid on päris palju, kõige levinum on siis see V4 ja V7 app compat. Siis see V7 app compat hoiab endas action bar'i ja siis material designi osalist funktsionaalsust. Nüüd nendest me ju rääkida praegult. Ja siis viimane teema on Logcat, et siis Logcat on selle logide kuvamise API, mis on Androidi sisse ehitatud ja jaguneb siis ta 5 kategooriasse, kus error on siis kõige karmim ja siis verbose on kõige süükene lahjem. Siis kõik, mis defineeritakse debug sellega, debug tüüpi, need võetakse runtime'is välja, ehk siis neid looge ei kuvata, kui te enda rakenduse selle release võtmega allkirjastate. siis on võimalik kasutada ka veel systemout.println'i nagu tavalises selles Javas. Ja siis need logid kõik suunatakse log.tisse ehk siis infosse. Ja teised rakendused, teie rakenduse logisid ei saa lugeda, just kui ei ole just tegu süsteemiga või süsteemi mingi äpiga või siis tegu ei ole root-kasutajaga. Ja logimine käib siis nii, et log. Mis iganes, et siin puhul on verbose ehk siis V ja esimene on siis tag, mille järgi saad seda otsida ja siis selle sisu. Vot, siis lugemismaterjali koju ja sellega on kõik tänaseks.